segadab natuke. Aga hetkel kommunikatsioonibüroost ei saa teiega keegi suhelda. Nii füüsilisel kujul, et siis äkki meili teel. Okei. Nagu edaspidi. Aga millal isiklikult saaks? Seda ei oska mina öelda. Okei, Selge. Egas midagi. Aga suur tänu teile! Kõik head. Aga siis järgmine kord, ma arvan jälle, kuna kommunikatsioonibüroost ilmselt ei olnud keegi nõus, lihtsalt on minu prediction, et keegi polnud nõus lihtsalt tulema välja Keegi polnud nõus kaamera ette. kommunikatsioonibüroost tulema meiega rääkima, et vastata siis sellele, et miks ja kuidas ja kui kaua. Ütleme meid siis sinna pressikonverentsile ei lasta. Marko Pomerants, tere! Tõesti jälle ukse taga Jaa. jääb. Me oleme jälle ukse taga, jah? Ma arvan, nii jääbki. Arvate, jah? Aga miks? Ma ei tea, siis midagi muutunud ei ole teie elus, ma saan aru vahepeal. No, Ei, meil ei ole selgitatud isegi, et miks meid sinna ei lasta. Aga seda peate küll laskma teha. Et meil oli iseenesest selline asi, et me esitasime pärast pressikonverentsi lihtsalt Andrus Ansipile ühe küsimuse ja siis selle peale kutsuti meile turvamees. Ja see oli kõige esimesel pressikonverentsil, kui me käisime ja pärast meid enam üldse sinna ei lasta. Aga miks te pressikonverentsil oma küsimuse ära küsinud? Meil ei jätud võimalust ja meile öeldi, et vabakutseline ajakirjanik ei saa pressikonverentsil küsimusi esitada. jah. Vaat kus. Jah. Aga kuidas te kommenteerite seda? On see normaalne või? Aga ma eelmine kord juba kommenteerisin, ma arvan, et põhjused on võib-olla kuskil niimoodi... Et lihtsalt nägu ei meeldi? Ei, ma ei arva niimoodi, et personaalselt, mis võib-olla puudutabki teie siis nii-öelda sisulist igapäevast käitumist ajakirjanikega, et võib-olla ajakirjanikena, et võib-olla see värk pole olnud väga tasakaalus ja selline... Aga kas ühel parteil on õigus sellist hinnangut anda? Mis te arvate? Ei, mina arvan, et ei ole, aga selleks on olemas veel igasugused vahvad spetsialistid, ma ei tea, alates Tarmo Tammergist ja kes on, ma arvan, õiged inimesed, et küsige, mis Tarmo arvab teie tegevusest näiteks. Pole poliitik. Üks küsimus veel siiski, mul oleks selline, et Reformierakond nüüd tahab muuta oma nime liberaaldemokraatlikuks parteiks. Et mida teie arvate, et kas Reformierakond esindab neid liberaalseid väärtuseid Eesti ühiskonnas? Aga see küsimus oli selline tüüpiline näide, et nii nagu mina aru saan, ei ole mõtet seda kindlalt väita, kuna Reformierakond ei plaani oma nime muutust. Küll on Silver Meikar oma blogis sellest kirjutanud, et jälle pole fakti ju olemas. Aga kas ta esindab liberaalseid väärtuseid ikkagi või mitte? Esindab, jah. Ma arvan küll, suhteliselt, jah. Aitäh! No nii, et jällegi. Et nüüd nagu selguski siin Marko Pomerantsi jutust ja siseministri jutust, et tegelikkuses on ikkagi see, need põhjused ei ole need, mis meile on öeldud. Ehk siis meile öeldi, et me käitusime pressikonverentsil ebakorrektselt, aga ilmselt ikkagi põhjus, miks meid ei lasta, on lihtsalt see, et me esitame selliseid provokatiivseid ja teravaid küsimusi. Samas ei ole kuskil öeldud, et ajakirjanik ei või esitada selliseid küsimusi. Ei. Et see näitab lihtsalt poliitiku nõrkust, kui ta ei suuda vastata sellistele küsimustele. Kui ta tunneb ennast ebamugavalt. Sellepärast, et ma küsisin esimesel pressikonverentsil Andrus Ansipilt küsimuse selle sama tööpuuduse kohta, eks ju, et kas tal ei ole häbi käia, ütleme, maksumaksja raha eest seal, sõita ringi kuskil Jaapanis, on ju, seal suusamaratonidel ja kus iganes, on ju, kus samas tema tegevust võib-olla teda vajatakse rohkem Eestis, samal ajal tegutsemas, minu pärast kas või suusatamas, et tuua Eestisse raha, jätta see raha Eestisse, miks ta peab seda tegema Jaapanis. Siis ta nagu kärkis selle peale, et kes on kulutanud maksumaksja raha seal, kes on käinud maksumaksja raha eest Jaapanis. Samas, minu meelest näitab see, et ta läks lihtsalt närvi, eks, et ta ei suuda ennast nagu kontrollida, see näitab tema nõrkust. Ja loomulikult mitte ükski poliitik ei taha oma nõrkust välja näidata. Ja selle tõttu, kuna meie nagu tooksime välja tema nõrkused oma küsimustega, siis ta lihtsalt eelistab mitte lasta meid sinna pressikonverentsile. Ja ongi kõik. Ja see ilmselt ongi siis põhjus, miks meid sinna pressikonverentsi ei lasta. Ehk põhjus on sisuliselt Andrus Ansipi enda nõrkus. Tema isiklikud probleemid. See ei ole meie probleem, see on tema probleem, kuna see ei ole normaalne, et ajakirjanikke ei lasta pressikonverentsile. Lihtsalt süstemaatiliselt, ütleme niimoodi. Ma saan aru, et kui ei lastaks mingile ühele pressikonverentsile, aga kui lihtsalt ei lasta pressikonverentsidele, teatud ajakirjanikke,
see on minu meelest, noh, see on tegelikult kuritegu Eesti riigi suhtes minu meelest. Noh, Eesti riigi rahva suhtes. Et noh, meie ei küsi ju neid küsimusi enda pärast, me küsime neid ikkagi nende inimeste pärast, kellega me suhtleme ja need küsimused puudutavad väga paljusid inimesi. Ja mina tahaks kohe näha, et kui kaua see pull kestab, et teatud küsimusi ei saa küsida. Sellepärast, et see, et siin pressikonverentsil käib, ütleme, riigitelevisioon ja riigiraadio, see on üks asi, siin Jürgen Ligi on juba nagu, ütleme, mõista andnud, mis siis saab ajakirjanikega, kui nad ei tee nii, nagu valitsus tahab, eks. Siis loomulikult neid võetakse rahasid ära ja tehakse igasuguseid kärpeid ja ajakirjanik, kes küsib terava küsimuse, ta võib järgmisel päeval on töö kaotada ja ongi kõik, kes töötab seal riigitelevisioonis ja riigiraadios. Vot, selline lugu. Neil võiks tekkida ka see probleem, et tegelikkuses ei ole neil mingisugust alust, ütleme, keelduda küsimuste esitamisest seal sees pressikonverentsil. Ja ma arvan, et see, nad jäid väga totrasse olukorda. Tõepoolest, kui sa juba lased inimese pressikonverentsile ja ei lase tal seal küsimusi esitada, et see on ju totter ju. See on jabur, eks. See on jabur. Et see, mis meiega esimest korda tehti, see oli lihtsalt jabur ja see oli viga. Ja nüüd nad nii-öelda parandasid oma vea. Nad ei lase meid üldse pressikonverentsile. Aga nüüd on ju siis selles valguses nagu äärmiselt totter see esmakordne lubamine. No loomulikult, jah. Et see ongi, nad tegid vea, ütleme, et nad üldse meid lasid sinna pressikonverentsile. Ja siis nüüd nagu üritatakse seda viga parandada. Ja nüüd siis see viga parandati. Ja meid ei lasta üldse pressikonverentsile. Aga huvitav on ka see vaata, et seekord on 2 turvameest. Kui me esimest korda tulime, siis oli ainult 1 turvamees. Tugevdatud valve. Et huvitav, kas nad kardavad, et me nagu tormame sisse. Ei tea, jah. Võib-olla neil on siin kuskil mingisugune see, mingi kohvritäis eurosid, mida nad seal tahtsid näidata. See võib olla, et ikkagi on eurod olemas. Tuli esimene kohvritäis. Ansip näitab, et ta tõi juba euro ära. Tal on see kohvritäis eurosid. Nagu ta näitas Saksamaal, ta vist näitas mingit oma rahakoti sisu seal kellegile saksa ajakirjanikele, et tal on ainult mingi, palju tal oli 25 krooni või 200 krooni rahakotis. Tema palka kärbiti 20%. Aga samas ta sai näidata, et ta euro tõi ära. Jah, ta käis ju Saksamaal. Täpselt. Ta tuli sealt eurodega. Seda need turvamehed. Ilmselt kaasa mingi kohvritäis eurosid. Jah, seda need turvamehed seal arvavad. See ei olnud minister. Okei. Juba läbi, jah? Aga mida arutati? Võib-olla lühidalt kommenteerite, et mis teemasid arutati pressikonverentsil? Me saadame Riigikogu poole ühe seaduse eelnõu, et paremini valmis olla eurotulekuks ja sellega me siis muutsime terve patsahkami seaduseid mingi paarsada. Et seal, kus igal pool on kroon, näiteks kui te, lähete vales kohas üle tee ja maksate täna kroonidest trahvi, et siis saavad vastavad euronumbrid olema ja uued dokumendid tulevad Eesti riigis uuest aastast välismaalastele, kus kõik on niisuguse ID-kaardi peal olemas nii elamis- kui tööluba ja saab pangas asja ajada, et niisugused tavalised riigi asjad. Aga kas valitsusel on ka plaan B olemas näiteks juhuks, kui Eestit eurotsooni ei lasta nüüd? Siis me jätkame Eesti krooniga, mis ju endiselt on maksujõud. Aga ma arvan, et nii musti mõtteid ei tasu mõtteid. Aitäh!